Tere, mina olen Margit ja ma olen kodulooja. Nüüd on siis esimene paus jäänud videote sisse, sest tõesti, nagu ma arvasin ka, et ega siis ei ole võimalik iga nädal päris videot üles panna. Aeg-ajalt tuleb võtta selliseid olukordi, kus sul lihtsalt ei ole aega ja see viimased 2 nädalat on mul olnud nii kiired, et ma reaalselt ei saa aru, kuhu see aeg kaob nagu. Ja mul ei ole lihtsalt aega olnud midagi filmida, aga jumal tänatud, et mul oli nagu talvest saadik jäänud üks videovõlg üles. Ma nagu käisin makrame kursusel Antslas Katrini juures rohelises majas ja seal Merike õpetas laternaid tegema ja mulle need makrame sõlmed väga meeldisid tegelikult, et ma kartsin, et see on nagu liiga tüütu nokitsemine, aga ei. Kui ma koju tulin, siis ma ikkagi tegin veel ühe laterna ja siis ma hakkasin veel ise pusima ja siin mulle hakkas meeldima see kaksikmadal sõlm, see nagu kuidagi nii äge või ma ei tea, see nagu tekitas minus inspiratsiooni. Ja siis ma proovisin paari asja teha ka, et ma panen siia pildi kõrvale, kuidas ma tegin mõned lillekiigud, et oma kodu magamistuba remontisin, siis ühe panin sinna ja teine on mul veel teises kohas. Et need olid jumala ägedad ja selline lühike projekt. Ja siin ma proovin teha sellist nagu õunakorvi või sellist, võib sinna ükskõik mida panna, mänguasju või sibulaid või mida tahad, aga lihtsalt mõtlesin, et proovin teha natuke sellise suurema projekti, kuigi materjalikulu on siin, ei ole väga suur ja aega ka ei võta väga palju, aga lihtsalt tundub suurem. Ja nagu tegi väga mõnus nokitsemine oli. Et ma kindlasti tahan tulevikus veel mõnda asja katsetada ja proovida. Et ma ei hakkagi siin sellest nagu konkreetsemalt rääkima, sest video teine pool on nagu põhiliselt, kus Merike räägib sellest, kuidas siis seda laternat teha ja annab ka näpunäiteid ja räägib natuke ka üldse makrameest ja kuidas tema selleni jõudis. Et selline nagu makrame huvilistele väike õpetusvideo, et kui sind see käsitöö ei huvita, siis palu vabandust, järgmine kord teeme jälle midagi muud, aga et oleks nagu lai valik erinevaid tehnikaid, mis on minu idee jagada inspiratsiooni inimestele, siis tuleb rääkida ka makrameest, sest see on nagu ikkagi tuntud ja levinud tehnika. Aga jah, viimasel ajal on olnud õues nii mõnus, et seal muidugi läheb väga palju aega, kõik aiatoimetused juba tegelikult mul käivad, et ma siin plaanin ka filmida üht-teist, kui mul nüüd aega jääb, et ma ikkagi tahan kasvulava teha ja mingid kasvuhoone moodi asja ja kindlasti tuleb kasvuhoonetest eraldi video ja plaanis on veel päris mitu asja, mis on juba kokku lepitud, lihtsalt ootavad õiget hetke, et tegelikult ägedaid videosid on veel tulemas see aasta palju. Ka vanade majade tutvustusi, et need mõned inimesed on lausa kirjutanud ja küsinud, et kas tuleb veel, et neid on nii äge kuulata, et kindlasti tuleb veel. Aga kui sa tead ka kedagi, kellel on mõni äge vana maja korda tehtud või korda tegemisel, siis sa võid mulle kirjutada, märku anda, et võtta ühendust nendega ja proovi teha videot, et selles mõttes kõik ideed on teretulnud. Et enda tutvusringkonnas hakkabki varsti nagu ideed otsa saama, et kellest võiks veel teha, et siis on hea, kui oskad soovitada kedagi, kes on nõus oma ideid jagama ja oma kodu näitama. See võib olla mingi huvitav projekt, see võib olla mingi äge aed, see võib olla vana maja lihtsalt, tema ajaloost natuke rääkida ja mis taastamisprojektid käsil on olnud ja kõik sellised asjad, et need on teistel inimestel huvitav inspiratsiooni saada. See on nüüd siis see valmis õunakorv, mis ma tegin. See sai päris äge, ma olen sellega päris rahul, aga ma rohkem siis ei räägigi ja nüüd siis lähme paar kuud tagasi. Siin siis on see makrame töötuba, kus sai proovida erinevaid asju. Mina seda ei proovinud, see on need kuusehete tegemine, seal on erinevad sõlmed. Aga neid oli huvitav vaadata ja teinekord kindlasti proovin järgi. Aga
laseme siis Merikesel rääkida. Tere, mina olen siis Merike ja viime siis läbi siin makramee töötuba. Teeme siis küünla laterne. Plaanis on siis teha just selline, eks ole. Et selline võib-olla natukene lihtsam. Et ei ole nii palju, ta on number 3 paelaga, et siis läheb kiiremini. Et mida jämedam pael, seda vähem tuleb nööre võtta ja seda kiiremini saab valmis. Ise ma teen number 2 paelaga, et siis on nagu võib-olla selline muster natukene peenem. Aga sellega on nagu rohkem pusimist. Et siis me kõigepealt võtamegi materjali. Makramee paela, number 3 siis. Ja mõõdame siis pikkused. Et kui palju siis tuleb nendele erinevate mustrite jaoks, iga ühe jaoks on teatav arv, siis paelu tuleb võtta. Väikene märkmik ka, et siis teaks. Sellise mustri jaoks siis, nagu me täna teeme, on vaja võtta 30 paela. Ja me mõõdamegi sellest siis välja 90 sentimeetrit on paela pikkus. Nii 90 sentimeetrit, siis ma lõikan ühe ära. Ja selle järgi tuleb siis lugeda 30 paela. Ja siis niimoodi murrata pooleks 3, 4, 5 ja loed, kui saad 30 paela siis kokku. Ja pärast siis naksti lõikad selle katki, kui sul on. Siit katki, teisest otsast ka. Nii ja ühe paela peame lõikama natukene pikema, mis jääb siis ümber purgi kaela. Selle võib niimoodi mõõta siit siis, et okei, võtame niiviisi. Ja selle pikema kaela ümber seome siis selle pikema paela. Nii. Natuke jätame ruumi ka. Et päris siit kinni ei tõmba niimoodi jõuga, vaid jääb niimoodi, et näpp läheb siia vahele. Ja selle ümber hakkame siis panema neid 90 sendiseid paelu. Nii. Mul saigi natuke tugevalt, aga ei ole hullu. Niimoodi hakkab panema. See on siis kinnitussõlm. Sellise kinnitussõlmega kõik need 90 lähevad siia ümber purgi. Mis 90 sentimeetrit olid need. Et need 30 paela lähevad siia ümber purgi. No mina nägin Facebookis seda makramee töötoa kuulutust. Ja kuna mul vanaema kunagi tegeles selle makrameega, ma mäletan lapsepõlvest, et kui ma seal vanaema juures olin, et siis oli tal igasuguseid huvitavaid asju, küll öökullid, lillekiiged. Ja ta isegi õpetas mulle mingeid neid sõlmi, aga muidugi ma ei mäletanud enam mitte midagi. Ja siis, kui ma seda kuulutust nägin, ma mõtlesin, et ma tahaksin nagu seda siis taaselustada, et läheks siis sinna koolitusele ja siis ma läksingi, kutsusin sõbranna ka, aga see ütles viimasel hetkel ära, aga ma ikkagi üksi läksin. Ja alguses oli ikka päris keeruline. Et sõlmed tundusid ikka nii kuidagi keerulised, et nüüd ma saan täitsa aru, et kui siin mõnel ei tule kohe esimese korraga välja, et mul ka ei tulnud. Aga pusserdamisega tuli. Ma võin näidata ka oma esimesi asju, mis ma siis tookord tegin seal. Mul on need kaasas. Mis oli jõuluehete töötuba. Praegu sellised. Väga ilusat just ei ole, aga hoian neid alles. Et siis alguse sai mul nendest. Niisugused 3 asja. Sulgi oskan mina ka teha, see on ainuke, mida ma teha. Siuke sulg. Jõuluehe. Ja
seal on need põhisõlmed ära ka näidatud, et millised siis, meie kasutamegi siis nagu 3, kõigepealt on see kinnitussõlm, siis on kaksikmadalsõlm, see näeb siis välja selline, need, ja siis see punusõlm sellega. Ja siis neid 3 sõlme osades saabki selle laterna valmis. Nii, nüüd kui siis on 30 paela siia kaela ümber ära pandud kinnitussõlmega, siis teeme selle kaela ümber, selle paela paneme siis umbsõlmega kõvasti kinni. Nüüd enam ei lähe sinna näpp vahele. Ja see jääb ka siis 1 paelaks meil. Nii, aga siis me võimegi hakata seda mustrit tegema. Et võtame selle ette ja kõigepealt siis tulevad need kaksikmadalsõlmed. Ja on teha siis, kui sul ongi niisugune 1 purk juba seal ees. Näita aeglaselt, kuidas ta kaksikmadalsõlmed. Kohe. Mul on nagu niisugune kiirus alati sees. Ja ma näitan aeglasemalt. Nii, siis võtame 4 paela, 2 keskmist jäävad paigale ja nende ümber hakkame tegema, siis paneme risti üle, selle äärmisega tuleme tema üle ja siis nende 2 alt. Ja tõmbame kinni. Ja siis tuleb täpselt vastupidi, paneme sealt paremalt poolt selle paela üle ja tuleme sellega nende alt. Ja tulebki selline kaksikmadalsõlm. Võtan veel siis natuke aeglasemalt 4 paela, 2 tükki keskmist ja nende ümber hakkame tulema. Paneme kõigepealt vasakult selle paremaga neile 2 alt. Tõmbame kinni. Ja nüüd tuleb paremalt samamoodi. Nii. Ja nendega siis peamegi nagu käima terve selle ringi peale ümber purgi. Nüüd on esimene ring siis tehtud peale. Ja võtame järgmise ringi siis. Need on 3-sed need. Ma tõmbad selle nagu niimoodi tugevamalt kinni, muidu jäävad nad lõpendama. Ja järgmine ring on siis, tuleb teha siia keskele. 3-sed need on niimoodi, on ju. Ja nende keskele siis samamoodi see kaksikmadalsõlm. Nii, kas me... No see on juba nüüd käpas, eks ole, see kaksikmadalsõlm. Et siis teeme siia. Siis moodustub selline nagu 3 nurk. No ma rääkisin vaata enne jõule, et teeks liinid, ja ma mäletan, kui ma nüüd on sellised 3 nurgad ja need peaksid siis kõik tegema sellised 3 nurgad siia 3-sed. See on siis nagu järgmine samm. Ja kui see tehtud, siis näitan edasi jälle. Nagu kõvemini üksteise vastu, siis ta tuleb nagu paremini. Et saab sellest alumisest reguleerida ka nendest 2, et siis tõmbad need kokku. See on nad tugevalt. No see on nüüd, siin pean ma siis näitan, et mis siis edasi ja järgmiseks on siis see punusõlm. Võtad selle kõige äärmise juhtlõngaks ja tema ümber siis hakkad tulema. Ja 2 korda alati ühe paelaga. Nii, võtad järgmise. Tõmbab ka 2 korda.
ja seda hoiad nagu siis suunad, kuhu poole sa tahad, et ta läheks. Ja siis teiselt poolt täpselt samamoodi vastu võtad selle kõik äärmise ja siis järjest allapoole tuled, suunad teda nagu siit äärest niimoodi. Ja keerutad punusõlmega siia ümber. Ja nüüd ongi siis järgmine teema, kõik niimoodi ümber käia. Terve selle ringi, need kolmnurgad niimoodi ära viimistleda. Nii, nüüd on sellega punusõlvega tehtud need kolmnurgad on ju. Ja nüüd siis nende keskele hakkad jälle seda kaksikmadalsõlme tegema. Aga siin võid jätta nüüd juba niimoodi lõdvemaks, siis tuleb siuke õhulise. Et ei pea vastu tõmbama. Nii. Alati saad nende keskmistega siin reguleerida seda, et kuidas nagu tahad. Ja teed siia. Jälle tõmbad sellega paika keskmistega ja siia. Ja siis veel siia keskele. Siis tuleb nagu siuke 4 tükki neid. Nii, nüüd on siis need tehtud. Tegelikult nüüd peaks tegema siis kõigisse nendesse kohtadesse need samad nagu siia. Nii, nüüd on tehtud siia. Ja siis me tuleme siit jälle punusõlmega. Hakkame võtame selle ühe juhtlõnga siit ja hakkame tema ümber tulema. Iga lõngaga 2 tiiru. Seda hoiame niimoodi. Kuhu me tahame ta suunata, sinna suunas hoiame pingul ja tuleme siis nendega ümbert lihtsalt. Ja siit poolt samamoodi. Nii, siit ka. Nii. Nüüd on selline asi siin ja nüüd seesama juhtlõng, me tahame seda ringi siia teha, siis suuname ta nüüd hoopis siia poole. Enne ta oli sinna poole, nüüd suuname siia poole ja tuleme jälle tema ümbert nendega. Siis me saame ta pöörata, nii nagu meie tahame. Praegu tahame, et ta tuleks siia poole, siis tuleb meil selline mummu siia. Nii, enne läks siia poole, nüüd pöörame ta siia. Ja tuleme nendega tema ümbert jälle. Lükkata niimoodi sinna vastu võib. Siis on tihedamalt. Nii. Ja ühendame nad siis oma vahel. Ja ongi selline ümar. Nii, siis on meil selline üks osa valmis ja me peame tegema siis terve ringi purvihiili jälle peale, aga ma näitan ära siis, kui meil on see terve ring tehtud, et siis lõikame need
nöörid, vaatan, et ma nüüd valet nööri ei võtaks, need ma juba lõin lõigata, jah. Ja kammime. Nendega me veel läheme purgi ümbert, aga ma näitan siis lihtsalt selle kammiga, siis on nad kohevad. Ta saab tavalise kammiga ka teha. See saab tavalise kammiga ka, aga see natuke niisugune laiemtega on parem ja siis on ka täitsa sellised nagu, et sellega mulle meeldib isegi üle teha, et siis ta võtab nagu vähe selliseks karvasemaks ta. Ongi selline osa ja siis tuleb kõik pärast. Või teil pärast muidugi siin tasandada seda, et nad võivad siin kammimisega minna ebaühtlaseks, et siis võib üle lõigata, et oleks. Praegu tundub, et on. Et makramee pärinemisest siis, et pärit on ta siis Araabia maadest. Ja algselt teda siis kasutati seal parandustöödes või siis kottide aukude parandamiseks või siis käsitöölised tahtsid ka neid oma käsitöötooteid viimistleda, et kuidas neid oma käsitöötooteid kaunilt nagu viimistleda. Ja laia maailma siis selle makramee viisid nagu meremehed, et neil oli seal pikkadel meresõitudel igav ja siis nad hakkasid ka leiutama, et mida nendest nööridest teha annab seal. Nad tegid siis kingitusi kodustele, näiteks võrkkiikesid või nad said kõiksugu asju punuda seal. Ja siis ka sadamates müümiseks, et siis teenisid lisaraha sellega ja peletasid niimoodi siis igavust seal laevas. Ja niimoodi siis see makramee levis üle maailma.